kõik läks hästi. Jaa, super. Koht oli plaanipärane, et teha huvitavamaks siis meie noorvõistlejatele homne võistlus nii-öelda eelne moment. Okei. Neid hilinenud õnnitused juubeli puhul sulle. Aga tegelikult räägi, kuidas sul nädalavahetus siiani läinud on, vist suure seadistamise tähe all. Jaa, et mul oli kolmapäeval olid siin soomlane, kes siis aitas mulle seda mootoratast seadistada põhisiklit, millega ma oleks saanud täna sõita. Aga kahjuks siin tekkis mingisugune error, üks elektrooniline probleem, ilmselt ühe silindriga, kas siis süütepool on pekkis või midagi on valesti. Aga me hakkame seda nüüd täna uurima, et püüame korda saada homseks. Ja siis täna sõitsin, eile tegin 2 sessiooni, proovisin korraks oma teist mootorratast, aga seda natuke sättimist saada ja siin kahjuks täna ajasõidus rataste balanss ehk siis nii-öelda velgede peal rehvid liikusid sedavõrd, et rattad olid balansist väljas ja siis hakkas traction nii-öelda veokontroll väga palju sekkuma isegi sirgete peal. Ja lõpus proovisin sõita viimase ringi või 2 ringi ilma veokontrollita, siis nagu tuli paremini juba, et siis oli põhjust teada. Okei. Vaatasin, et oled vanu kombinesoone siin terve suure valiku otsinud. Jah, et kombedega on niimoodi, et ma olin aasta tagasi 93 kilo, et ma olen täna 80 kilo, vahepeal isegi olin 77,7 kilo. Aga jah, pidi välja otsima vanad 2014 ja isegi 2006 Kalevi suursõidu viimase kombe, aga see jäi ikkagi natuke väikseks. Okei. Aga ikka tõeline niisugune retro laks. Ja retrokombe oli selles, et pean ütlema, et tänapäeval õiged on paremad. Okei. Mis sa homsest ootad? No homme saab olema väga põnev, et kui me saame sikli toimima või siis teise sikli ka siin toimima, siin on üks mure on seal veel, aga me alles paneme nii-öelda arvuti taha ja vaatame, kas see peab paika, mida ma kogesin praegu ajasõidus. Aga kui kõik läheb hästi, siis kindlasti poodiumine. Super, kuule, aitäh sulle!